tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame teie praeguseid energiaid ja siis ka võib-olla sinna soovitust, et kuidas selles olukorras siis väljuda või kuidas selle olukorraga toime tulla. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, kaardid on mul välja juba tõmmatud, saate teha oma valiku. Kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Sissejuhatus üks ja sama alati enamus ajast, suur osa ajast. Nii nagu tavaliselt, eks ju. Ja samuti on minu poolt kättesaadavaks tehtud emotsioonide vabastamisvideo, kus ma siis nii-öelda tuletan teile meelde, kuidas oma emotsioone kehast vabastada. Sest tegelikult inimesed on kõik selle omadusega siia sündinud, kuniks nad siis suruvad selle alla ja unustavad, kuidas üldse oma emotsioone tunda. See, kuidas me ise takistame ja kinni hoiame neid emotsioone, laenguid enda kehas, on siis tegelikult meil õpitud läbi siis selle, et kunagi lapsena ei lubatud meil seda tunda ja või siis keelati või siis pragati millegi suhtes ja siis me nägime, et ei ole nagu selline, ei ole viisakas või ei ole hea oma tunnetel lasta voolata. Ja me hakkasime neid alla suruma, kuniks me siis unustasime täielikult oma emotsioonide tundmise. Ja tänase päevaga suur osa inimkonnast ei luba tunnetel liikuda. Ja me surume need siis alla või siis paiskame teiste peale välja. Ja tavaliselt, kui inimesel midagi valusat üles tuleb, siis selle asemel, et ta laseks sellel vabalt väljuda, voolata enda kehast läbi, me peidame selle sügavale enda sisse taas ära või surume alla. Surume jälle sinna alateadvusesse, et me ei taha sellega tegeleda, surume alla või siis tihtipeale me näeme ka seda, kuidas inimesed paiskavad oma emotsioone justkui teiste peale välja, süüdistades või kritiseerides või vihastades teiste peale, teadmata, et tegelikult tegelikult see on tema enda tunne ja tegelikult see on tema enda emotsioon, mitte teine inimene oleks kuidagi mingil viisil selles süüdi. Ja see energia ei kao mitte kuhugi ära. See jääb kehasse kinni, see jääb keha tasandile ja see pidevalt otsib sealt nagu sellist väljapääsu. Ja see tulenebki sellest, et me hoiame kinni minevikust ja vanadest lugudest. Ja kui me räägime ikka ja jälle mingisugust sama vana lugu, ma olen selline, sest see juhtus minuga, siis ma hoian kinni minevikust ja ei lase sellel lahustuda. Ja ka isikuomadused, mida inimesed siis endale külge siis poogivad ise, kodeerivad ise ja päevast päeva seda kogu aeg räägivad, et ma olen selline ja ma olen kangekaelne ja ma ei omasta näiteks mingit informatsiooni kõige paremal viisil ja mul on see raske ja nii edasi, nii edasi. Igaüks siis teab ise enda puhul, mis tema nii-öelda need isikuomadused on, mida ta iga päev päevast päeva kodeerib endale ja siis mõtleb, et ta ongi selline. Tegelikult ta ei ole selline, ta ise loob ennast sellisena. Ja isegi kui nagu kehas takistus tahab vabaneda, energia tahab kogu aeg kehas liikuda, see ei ole paigale püsimiseks mõeldud ja energia on kogu aeg vibreeriv, liikuv, võnkuv, mida iganes, ta kogu aeg kehas liigub ja sa lood kogu aeg endale selliseid situatsioone ja olukordi, mis kutsuksid sinu kõige
sinus kõige paremal viisil, kõige edukamalt, kõige kiiremalt, kõige efektiivsemalt selle emotsiooni pinnale ja et sa saaksid selle vabastada. Aga noh, inimesed siis tihtipeale ei tea, miks see juhtub, eks ju, nad ei ole sellest üldse teadlik. Või siis kui on, siis nad ei oska sellega midagi teha või, või jah, et seal on erinevaid võimalusi, eks ju. Ja siis nad süüdistavad seda välist olukorda, et maailm on nii halb, ühiskond on nii halb, inimesed on nii julmad, partner on selline lohakas, mõttetu, mida iganes, mitte armastav, külm ja nii edasi, siis tegelikult ei ole see maailm mitte kuidagimoodi süüdi selles vaid sina ise lood endale seda olukorda. See on sinu projektsioon. Ja kui te nüüd mõtlete, et mis mõttes mina loon, et aga see on ju, kõigil on niimoodi ja kõik teevad niimoodi ja ühiskond on valitsus on halb ja mõttetu ja sest inimesed kollektiivselt loovad seda situatsiooni ja olukorda ja partnereid valivad selliseid, mis on üsna sarnased ja situatsioonid tekivad näiteks paari suhtes või sellised sarnased tunded, mis kerkivad üles ja siis te mõtlete, et partneris on süü, eks ju, ei ole partneris süü, see on sinu emotsioon. Ja nii kui sa selle emotsiooni lõpuni tunned, vabastad oma kehast, energia tahab kogu aeg liikuda, ta ei ole mõeldud kehas kinni hoidmiseks ja siis sa loodki kogu aeg neid olukordi kõige paremal võimalikul viisil, mis kõige paremini sinust seda emotsiooni esile tõstab või üles tõstab, siis sa lood selle olukorra ja kui sa päriselt tunned selle nagu emotsiooni lõpuni ja vabastad selle enda kehast, selle energia, mis kogu aeg otsib väljapääsu, luues kogu aeg sarnaseid olukordi või selliseid olukordi, mis kõige paremini sinust trigerdavad seda emotsiooni sealt alateadvusest pinnale, siis see kaob. Siis see kaob, millele sa tähelepanu või fookus oled suunad. Näiteks mõni inimene kogu aeg kogeb sellist asja, näiteks, et talle liikluses auto sõidab ette näiteks kogu aeg. Pidevalt keegi ületab kiirust või jokutab või muneb kuskil sinu ees näiteks liiklusest ja see kogu aeg ärritab ja trigerdab. Olete pannud tähele kedagi kindlasti liikluses näiteks. Kogu aeg keegi kas muneb kuskil, jokutab, passib või siis keerab ootamatult ette, tekivad sellised ehmatavad momendid, mida iganes, see on nagu näide, aga kellelgi kindlasti on, ta tunneb selle ära praegusel hetkel ja see ongi see olukord, mis kõige enam sinu trierdab ja sa ei pea teadma, mis selle põhjus on, kus kohast see alguse on saanud või mis selle emotsiooni nimi on, vaid sa tunned selle emotsiooni lõpuni ja järgmine kord võib-olla sulle keerab mõni ette, võib-olla muneb keegi tee peal, aga sa tunned, et sa absoluutselt null emotsiooni selle peale, kui varasemalt võib-olla sa nagu ärritasid meeletult selle osas. Ja või siis need kaovad mingi aeg täiesti, sa ei märkagi enam, sul polegi enam siis, kui varasemalt nagu pool elu on näiteks sulle ette keeratud või keegi mured sul tee peal 30-ga näiteks 50 alas või 60-ga 90 alas ja see on tohutult sind ärritanud, siis sa märkad võib-olla mõne aja pärast, et see ei ärrita sind absoluutselt, ükskõik kui palju sa püüad uuesti ärrituda või nagu endas viha üles tõsta, ei ole seda viha, no tee mis tahad, ei tule seda, ei ole seda, sul on ükskama kõik sellest. Või siis mingi ajahetke möödudes sul lihtsalt enam ei märkagi neid asju, sa ei märkagi, sa ei näegi neid asju. Sest nad kaovad sinu vaateväljast, nad kaovad sinu elust, sest seda emotsiooni ei ole enam. Läinud. Ja isegi kui on, siis need situatsioonid, siis sa unustad selle hetkega, seepärast et see ei trigerda sind enam.
ja nii on, et see ei tähenda, et kui sa emotsiooni lõpuni tunned selle osas, mis sind kõige enam trigerdab, et ta võib totaalselt ära kaduda, ta võib jääda, aga mingi hetk sa lihtsalt ei märka ja sa ei pööragi enam tähelepanu, sinu fookus on üldse kuskil mujal, sa oled kohalolus ja sa ei näegi enam neid olukordi. aga nad võivad sinu elus taas korduda, esile kerkida, aga aga sa lihtsalt ei anna sellele hinnangut enam. Sul pole sellest sooja ega külma. Ja see ongi koht, kuhu välja tuleb jõuda. mitte ei tule jõuda, aga jah, et midagi ei pea ja midagi ei pea tegema ja kuhugi välja ei pea jõudma. aga paraku inimesed sinna ju tegelikult tahavad, seda ju nad tahavad, et nad ei ärrituks, et miski ei trigerdaks või et nad tunneksid rõõmu ja rahu, neutraalsust vähemaltki. et tihtipeale inimesed hoiavad ka muutustest tohutult kinni või kardavad, mitte muutustest ei hoia kinni, vaid nad kardavad muutuseid ja hoiavad kinni tuttavatest mustritest, endale seda teadvustamata või siis teadlikult. Ja isegi kui sinu kehas tahab see takistus nagu vabaneda, siis ego automaatselt takistab seda või siis püüab seda takistada. Sest see tundub tema jaoks justkui ebaturvaline. Ta tunneb ennast turvaliselt tuttavatest piirangutes. Et isegi kui sul on piirangud elus, kui sa oled teadlik nendest piirangutest elus, siis need on tuttavad ja nad on mugavad. Ja seetõttu tekib ka hirm siis muutuste ees. Ja tegelikult see enda peas võib siin egomeel rääkida igasugu lugusid, aga kui ma lasen sellel minna, mis minust siis saab ja nii edasi, et kui sa ei usalda elu, siis me kõik tahame seda kontrollida, kartes, et kui me laseme lahti millestki, siis juhtub midagi halba või ma ei tea, mis juhtuda võib. Kardetakse isegi seda, ma ei tead. Aga sa ei tea ju, mis sind ees ootab. Aga tegelikkuses on see, et justkui sa kontrollist lahti lased, on see, mis laseb energia loomulikult liikuma ja elu hakkab voolama. Ja sinna suunas me siis emotsioonide vabastamisega liigume, eks ju, alati kerguse neutraalsusest rõõmuni. Ja sa tunned seda kergust väga kiiresti, hakkad seda tajuma ja tundma oma elus. Et jah, nii on. Et kellel on soov oma emotsioonidega lähemalt tutvust teha, siis alati see võimalus on taaskord minu poolt kättesaadavaks tehtud, kui on huvi, võtke ühendust. Nii, aga liigume siis ladumise suunas. Ehk siis vaatame, millistes energiates te hetkel olete. Ja alustame grupp number 1. Ja esimene grupp, kes valis siis need kaardid, siis teile on tulnud välja siin selline, tundub, et see nagu kuskil midagi pühendud justkui, võib-olla tööalaselt, võib-olla et sellist pühendumisenergiat on või siis hästi palju sellist nokitsemist või õppimist või jah, pühendumist, keskendumist millelegi, tööle, mida iganes, kellel kuidas, eks ju. Aga siin on ka sellist sisemist jõudu või sellist kannatlikkust. Te püüate võib-olla millegi suhtes säilitada sellist kannatlikkust või omaenda sisemaailmaga kuidagi kontrollida, sellist enesekontrolli hoida. Et sa võid olukorras olla siin, kus pead säilitama mingisugust sisemist rahu ja kindlust ja isegi kui sa tunned mingit laadi ärevust või väljakutseid, siis sul on tegelikult jõud olemas, et olukorda
väärikalt läbida või nagu sellise kontrolli all hoida läbi iseenda siis. et, et sa nagu, sinu energia on nagu justkui selline, et sa kontrollid iseenda sisemaailma justkui, sa hoiad seda nagu enda kätes, enda kontrolli all, püüdes säilitada seda rahu ja kohati ka võib-olla võidelda selle ärevuse vastu, mis on sinust tekkinud. Ja sa oled nagu nii kontrollis, et sa ei lase nagu emotsioonidel pinnale kerkida. Sa pigem surud need emotsioonid alla ja püüad lähtuda siis sellisest energiast, sellisest mõõkade kuninganna energiast, mis on väga loogiline, intelligentne, intellektuaalne ja võib-olla ka püüad säilitada või luua mingisugused piirid või seada mingisugused piirid. Sa püüad hästi selgelt meelt hoida ja sa püüad väga tugev olla ning näha olukorda väga selgelt ja püüad teha nagu selliseid väga tarku otsuseid võib-olla. Sa ei lase oma emotsioonidel ennast juhtida. Sa lähtud pigem sellisest loogikast ja tõest. Ja sa pühendud selle juures väga tõsiselt, nagu väga pühendud detailidele, keskendud millelegi. Võib-olla see on suhtlusmaailm või suhtled kellegiga, võib-olla see on tööalaselt mingisugused projektid, mis iganes, kellel kuidas, eks ju. Aga sa nagu pühendud ja keskendud. Ja samas sa nagu püüad mingisuguseid oskuseid arendada siin, võib olla ka see. Mingi eesmärk, mingi ettekujutlus, mingi mõte, mis sul on pähe torganud või tekkinud. Sa oled valmis nagu kõvasti pingutama selle nimel, et sa saavutaksid mingisuguse tulemuse. Et saavutaksid tulemuse, jah, saavutaksid selle soovitud tulemuse ja siis sa nagu kehtestad ennast, sa sead piire, sa hästi palju loogikaga lähened asjadele, püüad nagu liikuda läbi tõe võib-olla selle suunas või sinu teatud arvamus või sinu arvates see tõde, mis võiks olla ja samas olla ka kannatlik ise selle juures ja võib-olla ka pisut sellist kaastundlikkust üles tuua, aga sa tohutult kontrollid ennast. Ja siin on seda kontrolli tohutult näha läbi selle mõõkade kuninganna ja siis selle jõukaardi, mis omakorda ta näitab natukene sellist, et sa tegelikult püüad olla ka siin pehme või püüad nagu mõistev, kannatlik ja kaastundlik võib-olla olla, aga sa siiski nagu väga ratsionaliseerid või väga intellektuaalne oled sa siin, väga mõistusest lähtuv ja väga ennast kontrolliv oled siin, mis tegelikkuses ka siia alla see siis soovitusnõuanne kaart on tulnud, kui sul tuleb nagu seista oma väärtuste eest, et ilmselt sa millegi eest siis seisad, oma tõe eest justkui, sa arvad, et sa seisad oma tõe eest ja sa võib-olla tahad kehtestada piire, aga samas sa ei taha nagu kellegist ka üle sõita ja olla nagu selline ka natuke kaastundlik ja iseennast ka kontrollida ja kannatlik kõige suhtes ja samas nagu pühendunult keskendud sellele, et sa saaksid selle soovitud tulemuseni jõuda, et sa nagu pingutad selle nimel, siis
noh, et seal nagu kõik need, et lood need piirangud ja mõtled ja kalkuleerid ja teed seda kõike ja püüad selle nagu tõest lähtudes siis enda tõest lähtudes mingisuguseid otsuseid teha või edasi liikuda või mingisugust tulemust saada, siis nii kui sa hakkad endas kahtlema või nii kui noh, siin on tegelikult näha, et sa surud väga palju oma emotsioone alla, mis on tegelikult inimeste puhul väga vale lähtepunkt või väga vale suund, vaid iga emotsioon, mis tekib sul millegi suhtes või pinge või olukord, siis siin on ka sõnum sulle, et selleks kasuta alkeemiat, kui sa tajud ennast kahtlemas või vankumas. Et siin sa püüad hästi tugev olla, hästi selline ühest küljest jõuline, samas ka natuke pehme, mõista nii ka teist poolt võib-olla, kui siin on mingisuguse teise poolega seotud, kui ka võib-olla iseennast mõista, noh, ka seda võib olla siin. Aga sul tuleb siis seista oma väärtuste eest ja kasutada alkeemiat, kui sa tajud ennast kahtlemas või vankumas. Ehk siis vabastada see emotsioon, mis sind tagasi hoiab. Et mõistlik on jääda oma positsioonile justkui, aga ära suru alla oma emotsioone ja nii kui sul tekivad mingisugused kahtlused või selline vankumis või jah, sa oled nagu selline vankumas, kõikumas või kahtlemas, siis sul on perfektne võimalus oma emotsioonid siis vabastada selle osas. Ja sa lood sisemist muutust, transformatsiooni kehalisel tasandil. Nihe toimub, teadvuse nihe toimub. Ja toimub avardumine, selgus ja pingete maha või mitte pingete maha laadimine, vaid pingete vabastamine. Et sa püüad olla siin tugev ja tasakaalukas, sisemises jõus ja rahus, tarkuses, selgus, mõistuses ja samas ka pühendud nagu või pühendud mingisugusele arengule või pühendud sellele, et saavutada see tulemus. Ja võimalik, et sa nagu püüad nagu vankumatult seista selle eest, et keegi sind ei kõigutaks. Kõik on nagu üsna õige, aga või noh, nagu selline väga mõistlik lähenemine, aga sa pead panema tähele, kas sul on siin egost tulenevad selline ja mõistuse egost tulenev see, aga mõistuse ja emotsioon, ainult mõistusest lähtudes oled sa väga piiratud ja oma emotsioone alla surudes ja kontrollides ei vabane sa nendest ja sa ei saa selgust. Noh, sellel tasandil, eks ju. Ja et siin on soovitus võib-olla see, et õpi eristama oma sellist sisemist häält ja meelt. Ja püüa teha endale nagu selgeks või tee vahet sellel, mis on tõeliselt sinu oma tõde. Mitte teiste ootused, arvamused või kollektiivsed uskumused, seepärast et tihtipeale inimesed elavadki tegelikult kollektiivsete uskumuste mudelite järgi. Ja niikaua, kui sa selles loogikas ja emotsioonide kontrollimises elad, niikaua sa eladki tegelikult kollektiivse uskumuste ja süsteemide järgi. Aga siin on pigem üleskutse või soovitus sulle leida üles oma tõeline tõde.
ja leia see, sul on tegelikult, leia üles selline oma sisemine tugevus vabastada ennast, mitte kontrollida, vabastada nendest mustritest, nendest lugudest, mis sind kontrollivad. Sest tegelikult, kui sa kontrollid iseennast, siis sina ei kontrolli iseennast, vaid sinu meel kontrollib. Ja sul on tegelikult potentsiaal muuta sisemist survet. Mitte, et sa laseksid sellele ennast lõhkuda ja kontrollida, et sa peaksid seda majandama ja kontrollima, vaid sa vabastad selle. Ja see ongi sisemine alkeemia, see on selle hirmu või segaduse muutmine usalduseks ja taipamiseks. Sa lased lahti ja sul tekivad taipamised, selgus. Selgus ja taipamised tekivad alati siis, kui sa oled puhtas olekus. Ja puhas olek tuleb siis, kui sa vabastad selle pinge enda kehast. Ja ma ei tea, siin võiks tegelikult endale, siin on nagu päris praktikat vaja selles suhtes, et sa pead praktiseerima nagu päriselt nagu tegema neid harjutusi või ta ei ole nagu, emotsioonide vabastamine ei ole tegelikult mingisugune tehnika ega praktika, ta algul võib inimesel tunduda seda viisi, aga tegelikult ongi tegelikkuses sinu loomulik seisund ja see, mida puhtamasse kohta sa jõuad, seda loomulikumalt ja vabamalt sa hakkad emotsioone läbi kehast laskma ja sa ei pea selleks mitte midagi tegema, see ongi sinu loomulik seisund tegelikult algselt. Kuniks siis tõesti me surume alla ja õpime seda kontrollima ja lõpuks ka unustame. Väga kiiresti unustame. Ja sinu asi on võib-olla siis meelde tuletada, mis see on. Mis see sinus tegelikult on, millega sa jõuad väga kaugele. Soovitus võib-olla sulle ka siin oleks see, et võta kas või, kui mitte rohkem ega vähem, siis võta kas või 10-15 minutit aega päevas vaikuses olla. Ja seda mitte eesmärgi pärast, et kuskile jõuda, vaid kohalolu pärast. Et õpi olema kohal. Ja vaikuses oled sa kohalolus. Et nii on. Ja kui sa kasutad oma sisemist või kui sa kasutad oma alkeemiat, ehk siis kui sa hakkad puhastama oma keha sellest emotsionaalsest prügist, siis sinu pingekolded muutuvad potentsiaaliks. Ja selle on vaja pühenduda. Väga vähesed võib-olla pühenduvad täiega sellele, aga aeg liigub kogu aeg edasi ja inimesed muutuvad teadlikumaks ja avaramaks. Ja päev-päevalt muutub see olukord. Aga puhastumine, enese puhastamine nõuab tegelikult ka täpselt samamoodi tööd esmalt. Nagu sellist fookust, pühendumist, see ei ole tegelikult töö, aga see on nagu pühendumises peitub tegelikult vabadus. Et kui sa pühendud jäägitult ja põhjalikult sellele, et sa soovid tunda seda vabadust, tunda seda tõde, mitte illusiooni, mida sa praegusel hetkel elad, siis sa tegelikult pühendud sellele. Ja pühendumises peitubki võti. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!
grupp number 2, teie kaardid siis siia on asetatud. Ja hakkame siis vaatama, et siin on tegelikult selline lugu, et selle keisrinnaga ma näen, et teie loovus ja selline armastus ja voog on selline viljakus on blokeeritud teie enda mõtete poolt, siis te ise piirate seda. Keisrinna energia on selline voog, viljakus, loovus ja enesehool. Sa hoolitsed enda eest. Ja sa võtad selleks kõigeks aega. Läbi selle voo, viljakuse ja loovuse, enesehoolitsuse tärkavad tohutud võimalused, kasv ja areng, armastus ja ka enesearmastus, ühendus oma kehaga. Ja see on väga võimas energia. Ja siin on kutse sulle tegelikult see, et sina lood ise omale selle turvalise, küllusliku ruumi tegelikult, mitte keegi väljastpoolt. Turvatunne tuleb sinu enda seest, turvalisus tuleb sinu enda seest, küllus tuleb sinu enda seest, armastus tuleb sinu enda seest, see ei tule kuskilt väljast. Ja ma näen, et siin sinu energia on peatunud justkui pausil. Ja see on oluline selleks, et luua endale selline uus vaatenurk. Ilmselt sa tunned tegelikult siin sellist ohvrimeelsust, ohvriseisundit. Aga poodumka ma näen siin, et sul on vaja nagu, see peatumine on oluline sulle, sest peatumises või seisakus toimub selgus, uue vaatenurga loomine, nägemine ja sa alistud sellele, et kui sa alistud sellele, kogu sellele olukorrale, siis toimuvadki taipamised, teadmised, avardumised ja uue vaatenurga nägemine. Sa ei pea seda kuskilt pingutama ega ise välja mõtlema, see tuleb iseenesest, kui sa alistud olukorrale. Et kui tekib seisak, mis tihtipeale inimestel tekib, on see, et nad tahavad kogu aeg kuskile minna, midagi teha, päästa seda olukorda, aga rapsimisega ei võida mitte midagi. Sa teed asja ainult hullemaks. Kui tuleb pausi koht, sinu asi on olla paigal ja olla vaikuses, et tuleks see selgus, et tuleks see teadmine, et alistud sellele ja lased sellel kõigel olla. See on ilmselt keeruline väga paljudel, ka mina mäletan, kui ma üldse alguse aegadel kaarte hakkasin panema, tuleb poodu kaart ja siis on see paigalseis, eks ju, paigalseis, siis tekib see ärevus, eks ju, ja tahaks midagi kogu aeg muuta, kuidas ma saan paigal olla. Aga sa õpid keskenduma vaikuses olemisele, õpid alistuma sellele situatsioonile, sest sina ei saa seda olukorda muuta, sa ei saa kunagi muuta seda, mis sul on juba, see on juba loodud. Ja vaikuses, paigalseisudes ja sellistes situatsioonides kohandub maailm ümber. Kui sa hakkad rapsima ja otsima lahendusi ja otsima neid, mis nüüd edasi ja hakkad selle ärevuse energia pealt midagi toimetama, tegutsema, siis see ei ole positiivseid tulemusi sealt ei tule, seepärast et ärevuses tegutsemise põhjal ei tule kunagi midagi head. Aga siin on vaja just nimelt selle mitte midagi liikumise osas olla paigal, alistumises ja sinus hakkavad toimuma sisemised nihked.
sa oled nagu teel uurde arusaamisse, siis kui sa lased olla ja alistud. Tuled välja sellelt ohvri seisundist, et sinuga tehtakse, sinuga juhtub ja miks minuga ja nii ja naa. Mitte keegi meist ei ole ohver, kui me seda iseendale külge ei poogi. Ja just sellest hetkest, kui sa päriselt alistud ja lased kõigel olla, hakkavad lahendused sinuni jõudma ja toimub edasiliikumine. Sinu vaatenurk muutub, sinu teadvus avardub ja sa vabastad selle endast, mis tekitab sinus seda kannatamatust ja kõhklust ja kahtlust. Sa ise tegelikult sa siin nagu siin ongi, et sa ise nagu sa ise lood piiranguid nii vaimselt kui emotsionaalselt ilmselt. Ja need ongi ilmselt sinu alateadvuse programmid, mõttemustrid, mis juhivad siis sind. Et jah, kui on, et siin on täpselt see, et kui ma ütlen, et poodu tuleb välja, et siis ongi see mõistlik olla paigal ja rahus. Mõned võib-olla suudavad seda teha, mõned võib-olla suudavad hoida seda pinget endas ja tulevad sellega toime. Aga mõnedel tekib tohutu kärsitus ja kannatamatus. Kui kaua. Et ma saan aru, ma saan aru, et ma pean paigal seisma ja see selgus tuleb ja nii edasi. Aga kui sa oled energeetiliselt sellises kohas, kui kaua ma pean veel, kui kaua, et millal see nagu selgus siis tuleb ja millal see tuleb ja millal see uus vaatenurk ja mida ma siis pean tegema ja kus ma selle uue vaatenurga võtan ja mida ma siis ümber pean mõtlema ja nii edasi. Nagu kogu aeg enda survestamine, pingestamine, see ei loo sulle seda muutust, vaid see on kärsitus ja inimene ei suudagi. Ja kus see tuleb, ongi see, sul on alateadvuses mingisugused sellised mõttemustrid, sellised programmid, mis valitsevad sinu üle, mitte sina ei valitse nende üle, mitte sina ei valitse ega mõtle iseenda eest, vaid sa lased nendel programmidel enda üle võimust võtta. Mõned võib-olla teevad seda läbi sunniviisiliselt või jõuliselt sunnivad ennast paigal seisma. Aga see on ka nagu ei ole päris see õige, aga seal võib mingisugune muutus toimuda. Kuigi kui energeetilist nihet sinu kehas ei toimu, siis tegelikkuses suuremat teadvuse avardumist ei toimu. Ja muutust ka ei toimu elus tegelikkuses. Sest sa võid läbi jõu ja pingutusega sealt läbi minna, aga energeetilist nihet pole su kehas toimunud, siis ei muutu ka tegelikult suurt midagi. Ja siin ongi oluline, et sul on siin mõttemustrid, sealt väga intensiivselt mõtiskled mingisuguste asjade üle, mis ei ole tegelikult üldse olulised ja millest tuleb lahti lasta siis, eks ju. Sa lood iseendale need piirangud ja need piirangud tekivad siis uskumustest, mis on sinu alateadvuses, mida sa kannad. Väljapääs on muidugi see, et sa julged näha tõde, vabastada end nendest vanadest lugudest, emotsioonidest ja piirangutest. Siis on väljapääs olemas täiesti ja väga kiire. Ja see ongi, et enda kõrgemat väärtustamine tulebki kõigepealt omaks võtta energeetiliselt, mitte mõttetasandil, et mõttetasandil me ei jõua mitte kuskile, me võime paljusid asju mõelda ja mingisugust piiranguid luua ja mingisugust piire seada ja endale ja teistele ja mida iganes. Aga kui energeetiliselt see nihe ei toimu sinu sees, ei toimu ka sinu enda kõrgemat väärtustamist.
see nihe toimub kõigepealt energeetiliselt sinu sees ja see tuleb omaks võtta keha tasandil. Ja siis ei ole enam sellist asja, et ma väärtustan ennast või ma keskendun väärtustamisele või ma ei väärtusta ennast piisavalt või mingisugune väärtusetuse jutt seal käib, eks ju. Siis see kaob ära, sest eneseväärtustamine on iseenesestmõistetav ja see ei ole isegi su mõtete tasandil enam kehtiv, sest sa ei pööra sellele tähelepanu, sest see on energeetiliselt kehas täiesti iseenesestmõistetav. Ja päris kindlasti sinu väärtus, inimesed võiksid teadvustada seda endale, et sinu väärtus ei sõltu välistest tingimustest, vaid vajabki täielikku omaksvõttu sinu enda sees, energeetilisel tasandil. See tähendab seda, et sa pead tajuma ja tundma, mitte lihtsalt mõistma, et oled väärtuslik. Sa tunned kehaliselt. Ja niikaua, kui sa märkad, et sa mõtled mingisugustele väärtustele, väärtustamisele või eneseväärtustamisega tegeled, siis sa ei väärtusta ennast. See ongi see, kui sa tajud ja tunned kehaliselt seda, siis see ei ole üldse teemagi. Sa isegi ei mõtle sellele, sest see on iseenesestmõistetav. Et selleks, et jõuda täpselt sinna kohta, sellesse keisrinna energiasse, sa pead hoolitsema iseenda eest, sa pead tähelepanu pöörama iseendale, keskenduma iseendale, iseenda heaolule. Ja nii kui sa keskendud iseenda heaolule, enese nii-öelda väärtustamisele ja enese armastusele ja kõigele sellele, siis hakkavad need nihked toimuma ka välismaailmas. Et keskendu iseendale ja see ei ole isekus, sest kui sa armastad päriselt iseennast, et see on ka omakorda ära lörtsitud tegelikult väga palju ja inimesed ei mõista seda sügavust, et enesearmastus, siis nad nagu lähevad õhku täis ja siin on mitut varianti, kes armastab ennast haletsusega, kes armastab ennast üleolevusega. Et kui sa vaatad inimesele peale, sa näed ja tajud, mis energias ta tegelikult on. Need, kes hõikavad ja hõiskavad, et ma armastan ennast, ma väärtustan ennast rohkem kui midagi muud. Seal on energeetiline, või see energia on seal tajutav. Kes räägib seda sellest, et ta on üleolev, kes räägib seda sellest, et ta on niisugune väga tagasihoidlik ja väike tomp nagu selline, ja ma armastan ennast, ma ei taha kellelegi teisele liiga teha ja mina hoolin iseendast ja sealsamas ka teistest, et seda energeetikat on kohe tunda õhust, sa tunned ära kohe, et kes kuidas räägib, kes kuidas enda kohta räägib. Ja see, kes tegelikult armastab, ei hõiska seda mööda maailma kõigile, et ma armastan ja väärtustan ennast, vaid see kiirgab temast välja ja kõigil inimestel on tema seltskonnas mõnus ja hea ja mugav olla. Vaba, armastav. Sest tema loomulik seisund ongi enesearmastus. Võta ennast iga päev oma armastuse embusesse. Võta ennast iga päev oma armastuse embusesse ja tunneta seda armastust. Tunne, kuidas sa hoiad iseennast nagu keisrinna hoiab elu. Uuri, millised mõtted sind seovad ja küsi enda käest, kelle hääl see tegelikult on. Ja
liigu vastupanust usalduse suunas. Lase asjadest lahti, alistu, sa ei saa mitte midagi teha. Sinu kontrollida ei ole see, mis väljaspool toimub. Sinu teha on ainult see, et sa lased lahti ja alistud. Sa ei pea kõike kontrollima. Sinu meel ei pea kõike kontrollima. Ja su loogika ei pea kõiki asju lahti seletama. Sa ei pea kõike teadma. Ja sinu teadvus, kõrgem teadvuse tasand ja see rahu avaneb siis, see aktsepteerimine, rahu, armastus avaneb alles siis, kui sa lased kontrollist lahti. Mõtlemise asemel parem tunneta. Küsi endalt, mida ma päriselt pelgan, kui ma lasen lihtsalt kõigel olla. Mida ma kardan, mis seal all on? Miks ma ei lase sellel olla? Miks ma mõtlen sellele nii palju? Mis seal all tegelikult on? Inimesed on nii pinnapealselt, nad ei küsi endalt küsimusi, nad ei vaata enda sisse. Ja sealt võivad tegelikkuses need vastused tulema hakata, mitte sealt ei või, vaid sealt päris kindlasti tulevad. Ja tekivad taipamised ja selgused. Võib-olla oluline on ka siin, et jah, nii nagu ma ennem ütlesin, et sinu väärtus tegelikult ei pea olema tõestatud. Sa ei pea seda kellelegi tõestama, sa ei pea sellest kellelegi rääkima. Selle asemel tunne seda enda sees, kuidas see on juba sinus olemas. Võta enda sees vastu tõsiasi, et ma olen väärtuslik juba lihtsalt sellepärast, et ma olen ja ma ei pea seda mitte kellelegi tõestama, väljendama, uhkeldama, näitama, mitte midagi. Ja võib-olla proovi seda näiteks kas või iga hommiku või iga õhtu teha või siis, kui sul vaba aega on. Istuda vaikuses lihtsalt ja pane oma käsi südamele. Hinga sügavalt ja ütle iseendale, ma valin väärtustada ennast täna kogu hingega. Ja tunne, kuidas see läbi keha voolab. Tee seda iga päev. Aga mitte mõistusega, vaid kohaloluga. Ja minu poolt siit kõik. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere tulemast kolmas grupp, kes valis siis need kaardid või selle grupi. Siis siin ma näen, et siin on mingisugust konkurentsi või mingisugust sellist erimeelsust kahe inimese vahel või ka konkurentsi töö osas või mis iganes. Ma näen siin ka sellist sisemist rahutust või midagi siin on. Noh, ükskõik, mis seal väljaspool toimub, see võib olla väljaspool, see võib olla seespool. Igal juhul, mis seal väljaspool toimub, see mõjutab sinu olekut, eks ju. Et ka seespool on siin rahutus, kas sa tunned konkreetselt enda sees mingil põhjusel rahutust või siis ongi mingisugune konkurents, mingisugune erimeelsus, mingisugune konflikt väljaspool kellegiga, mis on mõjutanud sinu sisemist olekut ja tekitab sellist sisemist rahutust. Sa nagu justkui võib-olla tahaksid ka eemalduda sellest. Sa oled hajevil või tunned lausa, et su energia nagu killustub. Sa oled killustumas. Ja see loob omakorda sisemise vastasseisu. Ja see on tegelikult kasvukoht. Ka see on kasvukoht.
ja see sauade viis näitab tegelikult, et sa oled oma egos, kus sa oled võitluses, kas siis iseendaga ja ka välisega. ja kui sa oled oma ego poolt valitsetud, nagu siin see sõnumikaart on, siis sa ei tea, mis on see pilt, mida sa oma kujutlusvõimes vaatad. Miks sa satud sellistesse olukordadesse ja miks sa annad sellele energiat. siin on mõistlik taanduda, kus su keha vajab sellist puhkust ja taastumist ja ka vabastamist. Et kui te konkreetselt vabastada ei oska oma emotsioone, siis taanduge sellest olukorrast. Laske enda kehal puhata, laske selgineda. Et siin päris kindlasti on näha seda pinget, mida te kogete. Ja sellest võib tekkida selline üleväsimus või isegi ülekoormus, mistõttu su süsteem kutsub sind tagasi keskmesse, vaikusesse, kus puhastumine saab tegelikult toimuda. Ja nii on, et siin on oluline vaadata enda pilt üle, nagu mida sa vaatad kogu aeg, kuhu sa vaatad kogu aeg, mis on need programmid, need mustrid, mis on need emotsioonid, mille põhjal siis ego mingisuguseid lugusid sulle kokku vorbib ja siis ette söödab ja sina neid usud. Ära mine sellega kaasa, ära kuula kõike seda, mida su mõistus räägib, vaid võta sellest puhkepaus, aeg maha, et liigu vaikusesse, sest seal tekib selgus. Mitte pingestatud seisundis lahendada olukordi, konkureerida kellegiga, võidelda kellegiga, olla vastupanus, klammerdumises, vaid sellest kõigest lahti lasta. Liikuda samm tagasi, võtta aeg maha ja olla vaikuses. Ja vaikuses tekib selgus. Ja selguses tekib energia juurdevool. Sa ei pea millegi nimel pingutama, sa ei pea kellegile midagi tõestama, kõik, mis sa vajad, on juba sinus endas olemas. Ja seda näitab keisrinna, et sul on ligipääs sügavale loovusele, voolavusele, naiselikule väele, isegi sõltumata sellest, mis soost sa oled. Mis kõigis on need pooled olemas. Kui sa oled oma ego poolt vallutatud, siis sa ei tea, mis on see pilt, mida sa oma kujutlusvõimes vaatad. Ja see tähendab, et sa lood kogu aeg seda enda ellu. See tähendab seda, et sa tegutsed läbi hirmu, võrdlemise või kontrolli. Ja sa ei näe selgelt, kuhu sa tegelikult tahad liikuda, kes sa tegelikult oled või mis on tegelik tõde. Sest ego loob kogu aeg illusiooni. Ta loob nagu õhukesed kardinad sulle silme ette või siis sa kuskil nagu seikled kogu aeg mingisuguses udus. Ja ainult vaikuses ja sügavas eneseühenduses hakkab selgus tekkima. Et millises energias sa tegelikult praegusel hetkel oledki, toimub sinus tegelikult see kasv või avardumine nii-öelda. Ja keha tahab vabastada neid pingeid sinus, millega sa tegelikult ise võitled ja oled võitluses. Ja isegi kui inimesed arvavad, et miks minuga selline asi juhtub kogu aeg või mis minul viga on ja nii ja naa, et
sellistesse olukordadesse satun või ma pean selle eest nagu võitlema või pingutama millegi nimel või mida iganes. Et miks nad tulevad mulle, nad ei tule sulle, sina ise hoiad nendest kinni tegelikkuses. Ja nii ta on. Me usume, et meiega juhtuvad asjad, aga tegelikult me oleme nii haakunud ja klammerdunud ise nende asjade külge ja me ei oska neid vabastada, lahti lasta. Ja selleks ongi emotsioonide vabastamine. Ja siin on justkui mingisugune konflikt, kas välise või sisemise, sisemine konflikt on ta niikuinii, isegi kui on väline, siis on ka sisemine alati kohal. Ja siin on see konflikt ja isegi kui sul tundub, et väljapool on see konflikt, sinust väljapool on konflikt, mis loonud sinu sisemise konflikti, siis tegelikkuses sinu sees on see konflikt kogu aeg olemas olnud. Ja väljapoolne situatsioon, sa ise lood selle situatsiooni, mis kõige paremini sul selle välja toob alateadvuse tasandilt, et sa saaksid selle siis vabastada. Sest midagi sinust tahab vabaneda. Praegusel hetkel tundub, et sinus midagi tahab vabaneda, sa ise oled selle olukorra loonud, ükskõik kas sa oled sellest teadlik või mitte. Sa lood endale selle situatsiooni, et see saaks vabaneda sus. Energia tahab kogu aeg kehas liikuda, ta ei ole mõeldud alla surumiseks ega välja paiskamiseks. Ta tahab vabaneda ja meie keha otsib võimalust, et see energia saaks vabaneda. Seega me loome endale teadvustamatult neid olukordi, mis kõige paremal viisil meist selle energia uuesti pinnale tõstab, selle emotsiooni uuesti pinnale tõstab, et vabasta mind nüüd palun, märka mind nüüd palun. Aga mida meie teeme? Surume alla ja paiskame välja. Asi ei ole kunagi välises, asi on sinu sees. Sinu sees on see tunne, sinu sees on see pinge. Võta selleks aega, võta selleks vaikus, võta selleks kohal olemine. Ja siis tärkab sinus viljakus, kui sa vabastad selle. Kui sa annad endale võimaluse olla vaikuses, olla iseendaga, tekib sinus rohkem intuitiivset jõudu. Sa vajad lubamist, mitte juhtimist. Ära torma, siin on võib-olla soovitus sulle, et ära torma mitte kuskile, kuula. Ja anna endale aega. Anna endale aega, et su tunded ja vaated saaksid settida. Ja küsi endalt, kas see, mille poole ma liigun, tuleb hirmust või usaldusest. Ja toeta ennast loovuse kaudu. Loo endale väljendus ilma eesmärgita. Ma ei tea, kirjuta, maali, tantsi, tee midagi. Tee midagi ilusat, mis toetab sind, mis paneb sinu sisemuse särama. Aga kõige efektiivsem ja kiirem viis on muidugi puhastamine. Ja selle soovitus ka sulle märgata, et sinu teadvus tegelikult kutsub sind sügavamale vaikusesse, kus sa saaksid märgata, kui palju sinu mõtted ja soovid on juhitud ego ootustest ja projektsioonidest. Ja tegelikult see ego programm ei ole siis nii-öelda halb, vaid see programm, mille järgi siis suur osa inimese elab, see lihtsalt kardab, et ta pole piisav. Ja me usume seda, aga vaikuses on koht, kus ego ei saa sind juhtida.
ja seal siis saab tekkida see tõeline äratundmine ka. Et ma pole see, mida ma mõtlen, ma olen teadlikkus, mis mõtteid märkab. Ja ole teadlik, kelle hääl see räägib sinu peas, südame või hirmu. Ja ära võta sisemist sellist pinget vastu, sellise hirmu või ära suru seda alla, ära võta teda vastu nagu niimoodi, et issand jumal, jälle ta on siin, eks ju. Tundke, kuidas kramp tekib kohe. Keha läheb kohe pingesse, kui tekib selline ärev või pingeseisund. Selles, kui sul tekib selline segadus või võrdlemismoment või enesekriitika, siis ära proovi seda vaigistada ja ära võtta seda sisemise pingega vastu, võid võtta ja ära võitle sellega, vaid võtta see kohalolu ja armastusega vastu. Ja siis sa muudad seda. Ja ole teadlik, et keisrinna energia on armastav energia, see on loov energia, ta loob armastust oma kohaloluga. Täpselt see teadvuse energia, justkui see armastav, teadlik energia. Keisrinna ei tee, et tõestada, vaid ta on ja sellest piisab. Ja sinu teadvus tahab liikuda täpselt sellisesse seisundisse, kus sa ei tee selleks, et saavutada, vaid lubad elu voolul end liigutada. Ja soovitus võib-olla ongi siin teile iga päev endale meelde tuletada või hommikul ärgates öelda, ma luban endal täna olla täielikult kohal ja väärtuslik ilma pingutuseta. Ja minu poolt siit kõik. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume üsna pea. Aitäh teile!